Näitus Kui kunstnik kohtus Kleioga Kadrioru muuseumis tegeleb 19. sajandi ajaloopiltidega, kuidas baltlastest kunstnikud oma kodumaa vanemat minevikku kujutasid ja missuguseid ajaloopilte baltisaksa kunstikogujad endale soetasid. Ajalugu kirjutavad inimesed ja igal ajastul kirja pandud ajalugu on muuhulgas ka oma ajastu nägu. Samuti peegeldavad 19. sajandi ajalooteemalised kunstiteosed just tollaseid arusaamu minevikust. Meie vaatame lähemalt Eesti ja Läti kunstnikke, kes 19. sajandil hakkasid ajalugu niinimetatult pildistama ehk andsid oma kodumaa kaugemale ajaloole visuaalse kuju. Arutame tänapäeva ajaloolastega, missugune osa kujutatust kajastab allikatest ammutatud teadmisi ja missugune osa lähtub 19. sajandi baltisaksa ajaloolaste käsitlustest, millega tänapäeval pole võimalik alati nõustuda ja mida tuleb osata lahti mõtestada. Artur Baumanise maal kuramaalased põletavad langenuid on tegelikult Läti kunstiklassika. Ta üritas kujutada, kuidas on tõenäoliselt 13. sajandil kuralased matnud või põletanud oma lahingus langenud kaaslasi. Nii et pilt näitab, et see sündmus leiab aset tõenäoliselt kusagil hilisõhtul. Nad on kogunenud ühe künka peale ilmselt. Tagaplaanil on näha ka jõgi ja siia on siis kuhjatud suur puuriipu peale on asetatud lahingus langenud kuramaalased. Eriliselt on esile tõstetud selle riida kõige kõrgemas osas olevat pika habemega meest. Võimalik, et see on mingi tähtsam mees, kas ta on olnud peal või igastahes lahingus üks langenutest kindlasti kõige olulisem tegelane. Maali keskel on üks valges riides mees, kellel on käed taeva poole. See on tõenäoliselt arbuja, kes viib läbi seda põletamisrituaali. Selja taga on tal näha puuotselt ripuv kannel. Võimalik, et seda on siis ka matuse rituaali juures kasutatud. Otse tema vastas on näha ka ühte meest, kes on pasunaga. Nii et tõenäoliselt ta siis langenute mälestuseks puhub ka pasunat. Muuseas, need pasunad on olnud väga olulisel kohal ka siin, nii Eesti kui Läti alal. Nimelt on meil isegi paar arheoloogilist leidu, mis näitavad, et juba need võisid olla kasutusel muinasajal ja kõige rohkem tõenäoliselt kasutati neid just lahingutes, sest nende kantud signaalid oli märguandeks meestele, õigmini väeüksustele, mida nad pidid tegema. Muuseas on vanem riimkroonika, kus on väga palju juttu, kuidas ka ristisõdijad kasutavad siis lahinguväljal neid pasunaid. Esiplaanil on siis ridamisi mehi, kes osaliselt juba peavad peiesid. Sest on näha, et neil on suured toobid käes, siin ka valatakse toopides, ilmselt on see õlu või mõdu. Pildi paremas servas veel kaks meest kannavad kedagi, võimalik, et tuuakse juurde veel üks langenu või on tegemist haavatuga, seda me muidugi ei tea. Omaette tõsine küsimus on selle mehe kohta, kes on selle arbuja kõrval, kes istub, kelle ümber on nagu mingi puust raam, kes see võiks olla. Tõenäoliselt on siin kunstnik tahtnud kujutada vangi langenud vastast ja võimalik, et teda ka siin edaspidi veel ohverdatakse. No üldiselt, kui me seda pilti vaatame ja vaatame nende meeste rõivastust, soenguid ja habemeid, siis võib öelda, et tegemist on baltisaksa ajaloolaste ettekujutusega. Nemad kujutasid 19. sajandil ette, et kohalikud rahvad muinasajal, et need olid tõelised barbarid, nad olid karva kasvanud pikkade salkusjuustega
ja neil ei olnud isegi korralikke riideid, need kehakatted, mis olid, need olid siis loomanahkadest nii pooleldi üle kere tõmmatud ja ma arvan, et siin ei saa mitte midagi ka Artur Spaumannisele ette heita, sellepärast et see oli 19. sajandil väga tüüpiline ettekujutus ja ega sel ajal ei olnud kohapealsete lätlaste oma ajalugu veel sugugi valmis ja sellest oli kirjutatud ääretult vähe. Aga seda inimtüüpi natukene esiajaloo vaimus inimene, et kas sellele on ka vihjeid kuskilt kroonikast? Ei, kroonikates selle kohta vihjeid ei ole, et nad väga karvased ja mustad välja nägid. Aga baltisaksa ajaloolased on küll seda väitnud ja tegelikult baltisaksa kunstnikud on ka nõnda siis kohalikke rahvaid kujutanud. Nüüd, kui me vaatame arheoloogilist materjali, siis arheoloogilises aineses on meil sellest ajast ka mitmeid habemenuge leitud, nii et kuna Lääne-Euroopas ei olnud siis 12. sajandi teisel poolel, 13. sajandil habemed moes, siis see mood oli ka kindlasti siin levinud, nii et ma arvan, et sel ajal olid nad täiesti ilusasti siledalõualised. Kas tõesti omal ajal oli siis kuhjatud selline võimas langenute kuhipuu riida peale? See on vast vähe usutav. No meil Eestis on päris palju uuritud neid põletusmatustega kalmeid, aga on Lätis ja samas Kuramaal on ka uuritud. Nende uurimistööde tulemusel paistab, et tuli olnud päris korralik, nii et on järgi jäänud väga väikesed luukillukesed. Muuseas, Eestis on nüüd viimasel aastakümnel on tehtud ka paar katset. Tõsi, jah, arheoloogid ei ole küll inimesi seal kasutanud, aga siis on kasutanud surnud sigu, mida on õnnestunud hankida, on tehtud tuleriid, kaasa pandud ka need kalmetes olevad ehted ja relvad. Nagu kolleegid on mulle rääkinud, siis sellega, et arvatakse, et kui keha põletatakse, siis hing pääseb paremini kehast välja teise maailma, nii et see on nagu surnule nii-öelda kasulik tehing. Samas on ka jälle mõningaid veidi teistsuguseid seletusi. Nimelt arvatakse mõnel pool, et nüüd kui keha hävitada, siis kehast lahkunud hing ei saa sinna kehasse tagasi tulla ja ei saa tulla kummitama. Juba Vanas Testamendis on juttu põletusmatustest, aga seal põletatakse kurjategijaid. Samasugune komme on meil ka isegi veel keskajal olemas. Näiteks Tallinnas oli keskajal teatud kurjategijatel surmanuhtlusena määratud elusalt põletamine. Nii et sellel võib väga erinevaid põhjuseid olla. Kas siin ei ole midagi niisugust päris romantilist vigast või rumalat, et niisuguste põhiajalooliste faktidega oli kunstnik siis täiesti kursis? Paistab küll nii, et ta on ilmselt olnud kursis ka tolleaegsete kroonikatega, sellepärast nii Hendriku Liivimaa kroonikas kui Vanemas Riim kroonikas, seal siis on korduvalt räägitud siis kohalike rahvaste siis surnute põletamise kombest. Mis mind selle maali juures muidugi veidi hämmastab, on see, siin me ei näe ühtegi relva. Lahingus langenud, ka nendel peaksid relvad kaasas olema. Ja ma usun, et siis teised mehed, nii-öelda peielised, ka neil võiksid olla ikkagi ka relvad koha peal, et relvadega kas siis au osutada. See võib-olla on tingitud siis Baumannisest tema enda vaadetest, sest ta on ka ju näiteks ühel maalil on kujutanud Liivi sõdalast, ka tema puhul me ei näe ühtegi relva. Baumannis ta oli veidi selline boheemlane, oli romantik, talle need relvad ei meeldinud, ta neid üleüldse ei tahtnudki joonistada. Tolle aja sõjamehed kandsid kindlasti mitte ainult karusnahku, aga kandsid ka siis korralikke särke, vammuseid, kandsid ka ehteid. Ehted olid ühtlasi ka teatud rõivakinnitusvahend. Kiivreid? No kiivreid kanti ka, jah, aga sellel pildil muidugi neid pole kujutatud ja muidugi rikkamad mehed kandsid ka näiteks rõngassärke või siis nahast tehtud kaitsevarustust, aga need siin antud pildil kõik puudu. Kas 19. sajandi baltisaksa ajaloolased, kas nemad üldsegi sellest nagu räägiti, uralaste, liivlaste, eestlaste relvastusest ja niisugusest aspektist?
Nad jah, muidugi seda nad küll rõhutavad, et kaitserelvastus oli ääretult kehv ja üleüldse relvastus oli ka viletsam. Samas, kui võtame kätte jälle kroonikat, siis kroonikates on juttu ka sellest, et kuralastel on mõõgad ja eestlastel on mõõgad ja odad ja viskeodad ja kõik muu. Väga kehvalt relvastatud mehed oleksid siin suutnud 20 aastat vastu pidada. Kuralaste puhul peab ütlema, et need ju alistati alles 1267. Aga kas võiks siis arvata, et Baumanis näiteks isiklikult luges neid kroonikaid? Ma usun küll, et ta võis neid lugeda, sellepärast, et ta oli väga haritud perekonnast. Tema isa oli hästi kuulus arhitekt Arthur Baumanis, tema poeg, tema ju ka õppis Peterburi kunstiakadeemias ja seal ta puutus ka kokku küllaltki palju ajaloosündmustega, sest tal on nüüd sellest kunstiakadeemias õppimise perioodist on ridamisi joonistusi ka Vene ajaloost, piibli teemadel, antiikautorite teemadel, nii et ma usun, et tal siiski ettekujutus oli ajaloost päris korralik olemas. Näiteks see tööga saatuse määramine hobusega, et kas see on ka kroonikas? Jaa, seda saatuse hobune, see liisuvõtt, see on puhtalt Hendrik Liivimaa kroonikast võetud. Aga ta üldiselt väga palju siis tegeles ka selle ajaloo esijuurte üles maalimisega. Läti ajaloost on tal 3 kuulsat maali. Üks on kuramaalased põletavad surnuid või langenuid. No need ei ole ju lätlased. Need on kurelased. Kuramaal elasid tol ajal, põhjaosas elasid Läänemere soomlased, lõunapool elasid kursid, kes oli üks Balti hõim. Nii, nüüd teine kuulus maal noor Liivi sõdalane, liivlane ja 3. kuulus maal saatuse hobune, see on ka liivlastest. Nii et tal tegelikult latkalitest, need, kes panid siis Läti rahvale põhialuse, ei olegi ühtegi ajaloolist maali. Tollal tehti suurt vahet ka latkalid, liivid ja kuralased, et selle esiajaloo üldiselt. Mulle tundub, et Arthur Baumanis oli päris intelligentne mees ja võib-olla, kuna tal oli teatud protest, võib-olla ka olemas selline ja võib-olla ta nagu meelega ei valinud lätlasi. Aga siin võib ka teine põhjus olla. Ta kindlasti tundis ta Läti ajalugu päris hästi, ta oli kindlasti Hendriku kroonikat lugenud. Ta teadis, et ega lätlased ei olnud mingid kõvad võitlejad, nemad alistusid ristisõdijatele suhteliselt kiiresti ja suhteliselt kergesti. Aga samal ajal liivlased ju võitlesid väga tublilt ja väga tublilt võitlesid ka kuralased, et võib-olla seepärast on ta just ka neid esile tõstnud. Friedrich Ludwig von Maidel oli Baltimaade esimene ajaloopildistaja. Et ajaloopildi traditsioon ise on ju hästi vana, et saab algus juba antiikajal, aga tema oli siis see mees, kes mõtles, et pärast oma Saksamaa reisi, et kui sakslastel on oma ajaloopildid ja inglastel on ja prantslastel on, et see meie maa väärib ka ju pilte, väärib seda, et meie ajaloosündmusi kunstis kujutataks ja ta hakkas 1839. aastal välja andma albumisarja või albumit 50 pilti Venemaa, Saksa, Läänemere provintside ajaloost. Kõik see, mis ta kujutab, on kujutatud balti sakslase positsioonilt. Kahjuks jäi see ettevõtmine tal pooleli, ilmuda jõudis 2 vihikut, kummaski 10 pilti ja mis väga väärtuslikuks selle Maideli pildialbumi teeb, on see, et neil on ka saatetekst, et on näha, kuidas kunstnik on töötanud allikatega, vanade kroonikatega, kuidas ta on valinud välja need hetked, mis tema arvates pildistamist, kujutamist kunstis väärivad ja ta ütleb samas, et tema ei ole ajaloolane, et tema on kunstnik. Aga see, kuidas ta ikkagi seda meie ajaloo pilti, meie ajaloo arusaamist, meie ajaloo teadvust siiamaani mõjutab, on muidugi imetlusväärne. Et me võime ju tänapäevalgi leida veel
õpikutest, ajalooraamatutest tema illustratsioone. Kahjuks on enamasti neist illustratsioonidest ilma kommentaarideta. Tänapäeva Eesti ajaloolased ei ole sugugi kõigega nõus, mis Maidel kujutas ja mida Maidel ütles. See on ka see põhjus, miks me seda näitust kui kunstnik kohtus Kleioga, ajaloomuusaga oleme teinud, et seda probleemi nii-öelda teadvustada ja seda arusaamist, et ajaloopildid nagu vanad dokumendidki vajavad tõlgendamist. Ta alustas ajaloo algusest, mis tema jaoks oli siis hetk, kui siia Baltimaadele saabusid Saksa kaupmehed Bremenist. No see on legend ja seda ta kujutas oma albumi esimesel pildil. Ta pühendas väga palju aega ja jõudu just selle ristisõdade kujutamisele, aga me teame sedagi tänu siis teise albumi vihiku kaanele trükitud kolmanda albumi sisukorrale, et ta oleks jõudnud välja reformatsioonini siis kolmanda albumiga, kuhu edasi me täpselt ei tea. Kuidas ta kujutab päris algaega, kui sakslased jõuavad siia rannikule? Ta luges Liivimaa vanemat riimkroonikat ja leidis sealt selle kirjelduse, kus 1156. aastal Bremeni kaupmehed saabuvad Väinajõe suudmesse, avastavad maa Euroopa jaoks, umbes samamoodi nagu eurooplased avastasid Ameerika. Nii et see esimene pilt kujutabki seda, kuidas siis Saksa kaupmehed, kes on kõik väga tsiviliseeritud, kes ei kanna karusnahkseid riideid nagu kohalikud, sest karusnahk, see on Maideli arvates ikkagi metsluse tunnus, kuidas nad tulevad ja laovad siis tünnide peale oma kauba. Seal on kaks väga olulist detaili selles kaubavalikus. Üks on peegel, millesse siis kohalik liivlane, mitte edev naine, vaid mees vaatab ja imestab. Ilmselt on tegemist mõne tähtsama mehega liivlaste seast, avastab ennast ja oma rahva siis Euroopa jaoks. Teine tore motiiv on see, kuidas pildi serval on seda küll kujutatud, kuidas Liivi naised vaatavad klaashelmeid. See on see täpselt seesama, mis indiaanlased tegid, kui nad eurooplastega kohtusid. Kas Maideli suhtumine on natuke üldiselt, kui mõelda see koloniaalajastule ja kõikide eurooplaste suhtumine kõikide nimetatud pärismaalastele, et nemad viivad tsivilisatsiooni oma klaashelmestega? Jah. Nii see tõepoolest on, et seda ei saa eitada. Seda ei saa ka Maidelile muidugi pahaks panna, sest et tema oli oma aja laps, et täpselt niimoodi baltisakslased 19. sajandi esimesel poolel mõtlesid. Maidel muidugi, olles veel valgustusajastu mõju all, tema suhtumine eestlastesse oli siiski pigem ja lätlastest samuti oli pigem niisugune sõbralik. Ta oli ise õpetatud Eesti Seltsi liige, ta käis mööda maad, ta näiteks joonistas üles eestlaste rahvarõivaid ja see on ka huvitav muidugi selles mõttes, et just niisugustena 19. sajandi rahvarõivastega kujutab Maidel neid kohalikke inimesi siis ka 12. sajandist jutustaval pildil. Et mitte midagi ei ole selle aja jooksul muutunud. Ega need sakslased siin pildil ka päris õigetes riietes ei ole. Nad on vana aja riietes, nad on vanades riietes ja kui vaataja seda vaatas, ta sai kohe aru, et tegemist on ajaloopildiga. Aga me teame, et need kaupmehed siin kannavad 15. 16. sajandi rõivaid. Ühelt poolt käib siin muidugi mõnus kauplemine, aga teiselt poolt, kui me vaatame seda kaupmeest, kes ulatab ühe käe liivlasele sõbraliku žestina, tema teine käsi on peidetud mantlisiilu alla ja toetub ilmselt mõõga käepidemele. Ja kui me vaatame ka seda liivlast, temalgi on relvad kaasas, et mis siis, et neid puunuiasid, mis liivlase vöö vahel on, et neid enam tol ajal tegelikult ei kasutatud 12. sajandil, aga kunstniku jaoks on olnud see märk sellest, et sõjaline oht on kohal. Kui lugeda neid tema albumi piltide saatetekste, siis on näha, et ta õigustab seda sakslaste siinset tegevust, just seda sõjalist tegevust. Et ta ei ütle seda otseselt välja, aga seda aimata.
no tõesti, Maidel oli usklik inimene, suhtlus eestlastesse kui usuvendadesse, oli Tartu piibliseltsi sekretär näiteks ja tõesti, ta oli väga missioonitundlik inimene, kes rakendas kogu oma jõu selleks, et inimesi harida, siis ka ajaloo osas. Tema jaoks oli ikkagi see seisuslik ühiskond ja eestlased ei olnud päris. Muidugi eestlased olid talupojad, ta oli aadlimees, aga suhtles ikkagi selliste haritud kodanlastega väga palju. Nii et see seisus tema enda jaoks võib-olla ei olnud nii oluline, aga ta ei olnud sellest kindlasti ka vaba. Ta mõjutas väga paljuid inimesi, sellepärast, et see on üldse Saksa ajaloopildile iseloomulik, et see levib trükigraafikaga. Ja kui vaatate seda, kui palju neid Maideli albumid on siiamaani säilinud, neid on peaaegu igas tähtsamas muuseumis ja loomulikult on seda ka Lätis ja on seda Saksamaal. Mis on huvitav, on see, et ta tõesti on mõjutanud ka Läti kunstnikke. Veel 19. sajandi lõpul on Jānis Roose, Läti kunstnik, võtnud vaevaks ja Maideli gravüüride järgi loonud 3 maali. Isegi kui selleks ajaks oli teada, et Liivimaad ei avastanud Bremeni kaupmehed, seda Balti-Saksa ajaloolased ise tõestasid pärast Maideli surma, et see lisandus Liivimaa vanemasse kroonikasse Bremeni kaupmeeste tulekust on hilisem kui kroonika ise, siis Roose ikkagi ta võtab selle Maideli pildi ja teeb selle järgi õlimaali. Teine Jānis Roose pilt, mis ta Maideli järgi on teinud, kujutab esimeste liivlaste ristimist. Tegelikult Roose moonutab ajalugu veel rohkem, kui Maidel seda tegi, kuigi ta elas 50 aastat hiljem. Maideli pildil me ei tea täpselt, mis värvi on Munch-Meinhardi rüü, aga Roose pildil on näha, et tal on seljas pruun frantsiskaanlaste ordu Munga rüü ja me teame, et see ordu alles asutati 13. sajandil. Kroonika järgi oli Meinhard augustiinlaste kloostri munk. Ja huvitav on muidugi ka see, kuidas Maidel on siis kujutanud ja Roose tema järgi esimest üldkirikut, mis siinmail asutati. Et on näha, et see pole mitte mingisugune väikene puulogutikk või tegemist on uhke, küll puidust ehitatud kirikuga, kus on ka kooti ehisdetailid ja kus on uhke Roosepildil siis punase kattega kaetud altar ja mis väga kummaline on see ristimisnõu, et niisuguse ristimisnõu kasutamist ei ole ajaloolased siinmail küll tõestanud, aga kusagilt on Maidel selle võtnud, me ei tea, kust ta on selle võtnud ja Roose on siis seda tema informatsiooni korranud ja võimendanud. Aga huvitav on jah ka vaadata seda, kuidas Maidel nägi seda sakslaste sellist heatahtlikkust kohalike suhtes ja oma saatetekstis Maidel ka siis ütleb seda, et kahjuks kohalikud siiski ei saanud aru, kui heatahtlikud sakslased nende suhtes olid ja hakkasid kristlust endalt maha pesema ja pidi rakendama jõudu just nimelt kristliku kultuuri pärast, mitte sakslaste pärast, vaid kristliku kultuuri pärast, mida sakslased esindasid. Need kaupmehed siin tema gravüüri järgi loodud Roosepildil näiteks kannavad jällegi 16. sajandi rõivaid ja lapsukene siin, kes hoiab rätikut, on 17. sajandi riietes hoopis. Muide, see lapsuke ilmselt on kroonika järgi üks nendest, kes Liivimaalt Saksamaale viidi, seal talle keel selgeks õpetati ja siis tagasi toodi kui uue kultuuri vahemees, et siin on jällegi näha seda, kuidas Maidel ja tema järgi siis Roose on toetanud Läti Henriku kroonikale, tõesti see on nagu tsitaat. Visuaalset eeskujuda siis või sammutada ikkagi vanematest ka maalidest ja kunstist. Kust ta võis teada neid riidestiile muidu? Jah, kindlasti kasutas ta oma visuaalsete allikatena
mida ju kroonikad ei pakkunud, kasutas ta kunstiteoseid, vanu altarimaale, ta kasutas hauaplaate näiteks kindlasti oma eeskujudena, samuti vapiraamatuid, kus ta sai väga palju häid ideid, kuidas kujutada kiivreid ja relvastust ja mõningaid arheoloogilisi leide ka kindlasti. Siin Riia linna asutamise pildil me näemegi ühte väga uhket rüütlit, kellel on peas fantastiline kiiver, mida ilmselgelt ei ole kasutatud lahingus. Ja siin ka, et see on ta pannud nii nagu ilmalike ja vaimulike puhul, on Maidel pannud kokku erinevatest ajastutest pärinevaid detaile. Aga see Riia linna asutamine oli Maideli jaoks ääretult tähtis. Ta ütleb, et see on ikkagi Saksa tugipunkti, Saksa kantsi loomine, Saksa kultuuri kohalolu kindlustamine ja mitte ainult. Et siin pildi keskel seisab tema kangelane, piiskop Albert, kes ei olnud mitte hiilgav vaimulik, vaid oskas kasutada ka sõjalist jõudu. Ta seisab siin ja hoiab käes kellut ja kellu peal on mört. Ja mört, see on ju lääne-euroopaliku arhitektuuri sümbol, et varem siin mörti ei kasutatud, aga nüüd siis tuleb romaanika, gootika, niisugune euroopalik arhitektuur. Milliste lippude all see Riia linna asutamine siis toimub, et siin on õnnistav Kristus ja siin Neitsi Maarjat kujutab lipp. Alati põhjendatult, sellepärast et see ristisõda ju siin käiski Neitsi Maarja nimel ja siiamaani me ju kasutame vahest Eestist Lätist rääkides sõna Maarjamaad ja minu arvates on küll Maidel selle nii-öelda Maarjamaa müüdi looja, sest et vahepeal seda Maarjamaa sõna üldse ei kasutatud siinsete alade kirjeldamiseks, aga 19. sajandil tuleb see tagasi ja tõesti, kui neid vaadata siin näituse neid ajaloopilte, me näeme mitmel pildil Maarja kujutist. Need on selle näituse kaanepoisid. Selle pildi juures tuleb väga hästi see välja, et kohe peale vaadates on aru saada, et see on üks ajalooline sündmus. See toimub kaugel ajas ja siin tehakse midagi väga tähtsat. See on ilmekas näide sellest, et kui tekstiline kontekst ära kukub, et kui vähe tegelikult pilt meile on suuteline kõnelema. Ja mis seal siis praegu toimub? Ma pakuks, et kõige tuntum on siin Martin Lutheri portree, et selle vast tunneb ära, kui peale vaadata. Järelikult see on mingisugune selline luterlik kontekst. Me teame selle pildi pealkirja ka, et see on Tartu Rae ja Tartu rüütelkonna leping aastast 1522. Sisuliselt on see ühe varasema lepingu ülekinnitamine. Leping põhimõtteliselt tähendas seda, et linn ja rüütelkond pakuvad üksteisele tuge ja abi võitluses maahärraga, kes oli Tartus piiskop sel ajal. Ehk siis piiskopid 16. sajandi alguses üritavad kõvemat haaret oma piiskopkonna ilmalikus valitsemises saavutada ja selle vastu siis autonoomiaga harjunud linn ja rüütelkond moodustavad ühisrinde. Jällegi ajaloosündmus, mis võib-olla ei ole sellises tavateadmises ja ma võiksin arvata, et enamus minu kolleege ka ei hakka ükski lambike põlema kohe, kui nad kuulevad 1522 Tartus. Aga miks siis 19. sajandil su Müller, miks ta võttis seda kujutada? See lugu on osalt seotud reformatsiooni algusega. 1522. aastal me tegelikult veel Tartus reformatsioonist rääkida ei saa. Aga see on aasta, kus Riias toimub esimene disputatsioon.
ehk siis reformatsioon on kohe-kohe algamas ja see Luteri pilt seda õigupoolest markeeribki. Teine asi, miks see on suureks kirjutatud, on Tartu Ülikooli ajaloo õppejõu ja särava publitsisti Carl Schirreni tekstides. Ta on nimelt selle sama lepingu kohta kirjutanud ühe artikli, mille eesmärk on ühest küljest tutvustada vana ajaloodokumenti, seal on pikk ka äratrükk sellest, aga tema selline õpetuslik pool, ühesõnaga ajalugu on moraal, ajalugu peab meile midagi tänapäevaks õpetama ja Schirreni idee on selles, et nii nagu vanasti kodanlus ja aadel moodustas liidu, et maad valitseda hästi, targalt ja paremini kui suured isandad, et seda peaks tegema ka nüüd. Ja see on see õpetus siis 19. sajandi teise poole Tartus, mida Schirren levitas ja kust see õieti saab niisugusesse baltisaksa publitsistikasse ja ajaloomällu sellise tähenduse külge, et see 1522 Tartus oli üks väga tähtis algus. 19. sajandi siis keskpaigas või teisel poolel, kas siis ikkagi see aadli ja kodanluse vahel oli niisugune konflikti olukord, et seda pidi ikkagi rõhutama? No seal oli seisuse vahe, seal oli väga oluline seisuse vahe ja rüütelkonnad mängisid maa omavalitsuses märksa olulisemat rolli kui linnakodanlus sel ajal. Ja see kindlasti annab tunda, see on üks ka Schirreni sellise moraliseeriva artikli mõte, et vanasti, kui Tartu Hansalinn oli suur ja võimas ja rüütelkond, mitte nii suur ja võimas, nad on siin küll ilusti riides kõik, aga Tartu rüütelkond, Tartu piiskopkonna rüütelkond ei olnud midagi niisugust nii võimast, et siis need rikkad kaupmehed olid nii suuremeelsed, et nad ulatasid abikäe rüütlitele, aga et nüüd peaks tegema vastupidi. Või et nüüd, kus positsioonid on vähe teistsugused, et kus rüütelkonnad ikkagi väga olulist rolli mängivad ja Tartu linnakodanlus nüüd mitte nii suurt, et siis võiks teha teistpidi. Teisel pool Tartu linna vaadet on üks teine portree. See on Walter von Plettenberg, kes sel ajal oli Saksa Ordu Liivimaa harumeister ja ilmselt on Walter von Plettenberg üks niisuguseid tuntumaid figuure Eesti keskaja ajaloos. Ta oli äärmiselt oluline ka baltisaksa ajaloo käsitluses kui viimane võidukas ordumeister, kes suutis lahinguväljal venelasi võita. Ja loomulikult on Plettenbergi selline kannatlik suhtumine reformatsiooni ka üks põhjusi, miks teda nii kõrgelt hinnatakse. Mis Plettenberg selle pildi peal teeb, on minu jaoks väga suur küsimärk, sest et kui kujutada seda ette nüüd, see on sündmus Tartu raekojas, siis linnaisand on piiskop ja kui kujutada ette maahärra pilti seina peal, siis see peaks olema piiskop, mitte ordumeister. Veel on seal mingid kujutised, seal on Neitsi Maarja kuju ja teisel pool on siis Tartu linna vapp. Jah, see on Tartu linna vapp ja Neitsi Maarja teisel pool. Tartu suurkild oli teise nimega Maarja kild. See sama Maarja kuju on arvatavasti joonistatud Riia suurkildis olnud Neitsi Maarja kuju järgi. Et selles mõttes Mühlen on selle maalimise käigus väga palju vaeva näinud, et saada kõike paika. Ka see Tartu vaade on kuigi ta ilmub välja 19. sajandi 60-ndatel, siis ta väidetavalt on tehtud ühe varasema joonise järgi ja teda dateeritakse tõesti Liivisõja eelsesse perioodi. Kui autentne või äkki on keegi selle just nimelt 19. sajandil välja mõelnud ja mitte varem. Need jäljed kaovad liiva, me ei ole seda suutnud välja selgitada, aga Tartu võis tõepoolest umbes selline välja näha. Keskaegne linn linnamüüriga, toomkirik on veel ilusti terve ja piiskopi
linnus on ka veel mäe otsas. Kuidas neid kujutatud on, neid tegelasi seal siis rüütelkonda ja rüütleid ja linnaelanikke? Kirevamas riides mõõgaga või koguni raudrüüs peaks olema siis rüütelkonna esindajad ja sellistes pikkades kuubedes linna omad. Me teame selle lepingu järgi nimeliselt ka, kes olid selle lepingu sõlmimise juures. Ja mitu korda oleme üritanud lugeda kokku, et kes peaks olema, et see võiks välja tulla. Aga see kompositsioon on nii läbisegi, et siin on natuke rohkem inimesi kui neid nimesid, mida me teame. Kas võiks arvata, et kunstnik, tema oli ka seda lepingut näinud? Lepingut ennast ma arvan, et ta ei olnud näinud, et see on ära trükitud ühe Stockholmis olnud ärakirja järgi. Ta kindlasti oli tuttav nende kirjutistega või need, kes selle pildi tellisid, olid tuttavad nende kirjutistega ja vahendasid seda kunstnikule, et sellel on väga niisugune tugev ajalooline alus. Aga kes selle tellis? Õigupoolest teadmata privaattellija, kes maksis Rudolf von Surmühlenile selle maali kinni ja siis viis selle Tartu Suurgildi eestseisuse tuppa ja siis Tartu Suurgild ostis selle talt ära. Tolleaegne Tartu Saksa seltskond väga innukalt toetas nii ajaloo uurimist kui oma mälestuse säilitamist. See on vahetult see aeg, kus raekord on ära kaotatud ja linnas on väga suured muutused toimumas tegelikult. Siis ka see, kui selle maali küsimus tuleb arutusele Suurgildi koosolekul, siis seal on mehed, kes tõusevad püsti, et ma maksan selle kinni kohe. Siis nad lepivad kokku, et nad võtavad selle gildi kassast, et see ei ole nii suur summa ja et see on tegelikult gildile väga tähtis see ettekujutus nüüd nii-öelda oma suurest minevikust. See on pilt ja käib samamoodi 16. sajandi kohta. Leopold von Petsoldi Kodune jumalateenistus. See ei kujuta ühtegi konkreetset sündmust, aga tal on väga selge tekstiline taust Baltasar Russovi kroonikas. Baltasar Russov kirjeldab Liivimaa elu väga niisugustes rasvastes värvides ja rohkem on tuntud seal tema need mõisameeste laagri kirjeldused, kui halvad olid vanade liivimaalaste kombed. Aga seal on ka üks episood sellest, et kõik ei olnud sellised, vaid et oli ka vagameelega mõisnikuleskesid, kes oma kodus korraldasid palvetunde ja maksid pastorile ja kui pastorit ei olnud, et siis lugesid ise ette ja õpetasid Jumala sõna siis oma kodakondsetele. Ja see on nüüd selle pildi siis lähtekoht, kui Petsold seda maalima hakkas. Mõisasse on muretsetud ka juba Martin Lutheri portree, nagu siin seina peal on näha, ehk see niisugune konfessionaalne kontekst on täiesti selgelt ära rõhutatud. Keskel on siis too lesk oma suguvõsa piibliga, tema tütred ja teenijannad ja arvatavasti ka alaealine poeg siin kõrval. Too härra taustal võiks olla eestkostja, kes igas sellisesse olukorda sattunud peres pidi ometi olema. Aga kui nüüd vaadata seda pilti niimoodi tervikuna, siis see kujutab seisuslikult ja ka sooliselt rangelt liigendatud ühiskonda, ehk siis poodiumil on härrasrahvas ja talupojad siin ümber, mehed, naised eri pooltel nagu kirikus käib. See kujutab sellist korda, mida Petsold teatava nostalgiaga ilmselt on vaadanud. Kui Petsold seda maali maalis, siis see vana hea kord oli just kadumas. Siit vaatab vastu nostalgia, kuidas ülemad hoolitsevad alamate eest ja et see peabki nii olema ja see kõik on õige ja hea. Aga mis on selle probleem, on see, et siia ei ole mitte mingisugust mobiilsust või rollivahetust sisse kirjutatud. Ehk siis rahvuslik liikumine ei mahu siia pildi peale ära.
see on siis aastast 1860. 66, jah. See rahvuslik liikumine oli siis täiesti hoos ju seal. See on üsna piiri peal, et see 60-te teine pool on õigupoolest aeg, kus ta juba varsti tuleb. Kas Petzold võiks arvata, et ta ise oli lugenud ka seda kroonikat näiteks ja ta valis selle koha? Ma arvan küll, et Russovi kroonika omas ajas juba oli bestseller. Teda on muuhulgas ka hästi varakult tõlgitud ülemsaksa keelde, kui Russovi kroonika ise originaalis on alamsaksakeelne ja see võis olla 19. sajandi sakslasele natukene ikkagi kohmakas lugeda juba, siis ta tõlgitakse ülemsaksa keelde. Väga paljusid selle raamatu stseene on kasutatud ilukirjanduses ja luules, ka rahvaluules, see on läinud sealt osa niisuguseid anekdoote või muistendeid. Kroonikast võetakse neid mahlakaid kirjeldusi esiteks talupojagade väga robustsetest kommetest ja loomulikult ka aadelkonna kõikvõimalikest joomistest ja õgimistest. Mis Viimse reliikvia filmis, eks ole, avastseeni tuleb ilusti sisse, et need lõputud pulmapeod ja priiskamised. Petzold on selles mõttes eriline, et ta valib välja just selle juhtumi ja kujutab sellist harmooniat. See on üks eriline viis lugeda Baltasar Russovi kroonikat.